Oled sa kindel selles? Muidugi teeb. Tegelikult ma ei ole kodus. Jah, läks hästi. Kõik on korras. Reisile saab ka minna. Süstida. See on kõige tähtsam. Ennast kõhtu süstima ei pea mingi asjadega. Nii et jah. Täitsa tore oli. On jah? Jah. Tuju on parem kohe. Saab rahus edasi elada. Nüüd lähme jäätist sööma. On nii vä? Millal see 20 nädal nüüd on? Mul on praegu 13. nädal. Siin on veel kõvasti aega. Kiki! Tšau! Kiki, tšau! Kas sa oled ka õnnelik või? Ja, kas sa oled ka õnnelik? Lõpeta! Minu väike mürakaru, jah. Minu väike mürakaru. Kes sa oled nii nunnu? Kes see on? Kes tuu siin? Ja. Nii, aitab nüüd. Nii, ühesõnaga, me käisime siis Kaspariga koos ultrahelis ära. Mul on praegusel hetkel 13. nädal ja see oli see esimene ultraheli uuring, kus nii-öelda siis kõhu pealt vaadati selle ultraheliga. Ja kõik oli korras, kõik mõõdud ja asjad on okei. Kaspar seal täiega mingi uuris neid andmeid, kui see arst sisse kirjutas, et nagu laps on nagu pikkuselt nagu suhteliselt nagu väike, aga kaal on nagu üle keskmise oli seal vist kirjas. Kui ta õieti aru sai, ma panen pildi ka siia, et siis te näete ise ka. Aga üldiselt on nagu kõik korras. Kõik on korras. Ja kõik on korras. Ja oot, ei hakka musitama praegu. Ja mul oli mure ka see, et me lähme nüüd nädala pärast Dubaisse reisile. Et ma kartsin nagu jah seda reisi natukene, sellepärast minu emand ütles, et ma pean süstima endale Klexani verd vedeldavaid nagu süste otse kõhtu nagu 2 tükki enne reisi ja siis tagasi tulles. Ja ma ei taha seda väga teha, mitte sellepärast, et see valus oleks, vaid ma ei kujuta ette, kas see oleks nagu nii hädavajalik. Et pigem ma ostan endale need sukad, mis aitavad nagu tromboosi korral ja käin palju lennukis ringi ja joon hästi palju vett. Et ja rasedusega on praegu tipp-topp, et nagu reisi osas ei olnud mingisuguseid nagu keelde. Ja ma olen nii elevil, et ma saan minna sellepärast, et ma arvasin, et võib-olla on midagi, mis iganes võib olla, et päris palju asju, et ja siis nüüd on kõik korras ja nüüd ma saan hakata vaatama pileteid ja reisikindlustust ja teie jääte koju ja ma saan minna reisule, natuke päikest võtta, jalutada. Nii lahe, ma kindlasti vlogin ka koha peal. Aga arvatavasti see video, mis ma praegu teen, ma panen selle üles peale reisivideosid.
jah, vaatame, kuna ma panen, eks te siis näete. Ja ma ei tea ka, kas ma tahaks poissi või tüdrukut. Selles suhtes mõlemad on ülilahedad. Aga nii äge oleks teada. Aga siis ega midagi ei olegi, et kohtume juba järgmisel korral. Tšau! Tšau, rüblikud! Siia jätegi nüüd siia istuma niimoodi või? Jaa, tublid. Tšau, Kiker-Ernes. Nii, tšau kõigile. Ma olen tagasi ja pole kaua teinud videot ja mul on praeguseks 20 nädalat ja 2 päeva ja me oleme Kaspariga ultrailisse ja saame siis täna nii-öelda selle soo teada. Ja vaatame, kuidas lapsel tervis on ja asjad. Ja ma olen väga ärevil, sest ma olen seda nii kaua oodanud, et lõpuks saab nagu mingeid lapse asju ka ostma hakata, seepärast ma väga ei ole julgenud nagu midagi erilist osta, sest ma ei tea, kas tuleb poiss või tüdruk, on ju, loogiline. Vot, ja ma jõin hommikul keefiri ja pirnismuutit ja ma loodan, et mul põhi alt ära ei lähe, sest ma olen suht närvis. Ma ei tea, miks, aga ma olen täiega. Plaan on siis selline, et kui me sinna arsti juurde lähme, siis ma lasen arstil paberi peale kirjutada, et kas on poiss või tüdruk ja siis selle ümbriku sisse panna niimoodi, et me ise ei näe ja siis venna tuleb mul appi ja läheb selle ümbrikuga siis kuskile lillepoodi, kus saab õhupalli täita ja seal õhupalli sees on siis kas roosad või sinised litrid ja siis Kaspariga me teeme selle koos katki kuskil põllu peal või mina ei tea, kus kohas. Vaatame. Aga ühesõnaga jah, et me kohe seal ultraelis veel teada ei saa, et siis natuke aega peame ootama. Sinu vaimusüüd. Jaa, see on nii äge ju. Selles suhtes, et seal ultraelis saad teada, siis on nii imelik kuidagi. Mingi hakkad hõiskama seal või nutma, mingi siis tädi vaatab, et nagu mis asju kõik korras ikka või. Nii tore on ikka, kui saab kahekesi teada. Ja siis on palju huvitavam ka ju. On ju? Nii, meil on siis käidud. Meil on, kohe näitan, ümbriku sees on sugu kirjas. Siin ümbriku sees on sugu kirjas. Ma ei tea, ma ei ole vaadanud. Aga jah, lapsega on kõik korras. Mis ta kaalus? Ma panen siia mingi 364 grammi äkki. Et kõik on okei, kõik on nagu keskmine, hästi. Rohkem pole vajagi teada. Ja ta ütles ka, et see on suht populaarne, et praegu nagu ei taheta ultraelis teada nagu sugu, et siis nagu pärast vanematele või mingi peo kaudu antakse teada, et ütles, et see on päris popvärk praegu. Nii et jah, et ma ootan nüüd enda vennat. Ma olen siin õhupalli. Siin ei ole näha. Ma olen siin õhupalli stuudio juures, et tema siis paneb meil selle õhupalli teeb valmis. Ma tellisin selle õhupalli AliExpressist ja siis tellisin need litrid ka. Siis need litrid on nagu sellised sinised või on siis roosad ja siis õhupall ise on siin. Et tuleb täis pumbata. See on nii uskumatu, et me täna nagu saame teada, et nagu kes tuleb. Ma pole Kaspari käest eriti küsinud veel, et kas ta arvab, et tuleb poiss või tüdruk, aga ta just ütles mulle, et nagu vahet ei ole, kumb esimene laps tuleb, on ju. Ja ausalt öeldes mul ka ei ole vahet. Ma oleks nagu ülihäppi, kui poiss on, mis oleks väga lahe. Ja kui tüdruk on, väga lahe, et ma ei oska kuidagi ette kujutada. Aga endal mul on selline tunne millegipärast, et poiss on. I do not know why I feel that way, but I do. Ja täna läks ilm ilusaks, päike tuli välja, enne oli täiega pilves. Aga jaa! Ma ei saa ära oodata. Ma ei jõua ära oodata. Ja ega rohkem midagi just praegu öelda ei ole, et
hakkame varsti kohta otsima, kuhu saame õhupalli püsti panna. Ja teile siis nii palju, et järgmises videos näete, kumb siis on, kas poiss või tüdruk. Aga selleks korraks siis ma lõpetan video ja ärge unustage subscribe ida ja like ida ja kommenteerida ja kohtume juba siis järgmises videos. Tšau!